Kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates osalevad STS.com peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla, Tere kõigile! ettevõtja ja kirjanik Harri Raudvere, Tere, tere! MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse ja Võru linnavolikogu liige Kertu Luisk, ajakirjanik ning tõlkija Tõnu Kalvet. Mõistust ja tarkust. Saates külas Eesti kasvatusteadlane Rea Raus. Tere! Saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja. Selles saates avaldame vaid oma isiklikke mõtteid ja seisukohti. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd tein toon ja siin saates läbi arutame. Milleks kool tegelikult loodud on? Ma olen enda jaoks ammu selgeks teinud kooli olemuse. Ühiskonnale ja lastele serveeritakse kooliharidust kui teadmiste ja tarkuse ammutamist. Kuid kui vaadata haridussüsteemile otsa, näed seal inimeste mõjutamist juba väga varajasest east. Sisuliselt on kool vahend, millega luuakse maailma korrale kuulekaid orje. Mida kõrgem on sinu tase, seda rohkem teadmise oled edukalt omandanud, et süsteemile kuulekas olla. Ja sinule ei õpetata ainult kuulekust, vaid ka oma verehinnaga süsteemi kaitsma ja õigustama. Kui 90-ndatel polnud seda veel nii hästi näha, siis tänapäeval on koolides toimuv ajupesu iga mõtleja jaoks juba üsna ilmne. Eriti sooideoloogia, woke-agenda ja rassismi esitamine kui kollektiivse süüna. Kuidas kommenteerite? Ja siin ma annakski siis kohe avasõna Rea sulle, palun. No mina saan kommenteerida hariduse ja sellise nagu õppekava teemat oma kogemuse pinnal ja oma teadmiste pinnal. Ja ega teaduskirjanduse ja ajaloo põhjal on meil ju ka teada, et õppekava, eks ole, mille alusel kool ju töötab, et õppekava on läbi sajandite olnud ka relv. Ehk kui me vaatame ajalukku, siis koolid on olnud selliseks indoktrineerimise kohtadeks või kui nüüd viidata siin erinevatele uurijatele, Hannah Arendt on näiteks uurinud seda küsimust, et kuidas Natsi-Saksamaal juhtus nii, et täiesti korralikud ja viisakad inimesed väga lühikese ajaga muutusid siis oma kaaskodanikke jälitavateks, pealekaebavateks, tühistavateks sellisteks indiviidideks ja ta ütleb ka, et selline autokraatia ja türannia banaalsus seisnebki selles, et koolist tehakse siis koht, kus mitte ei suruta peale ühte kindlat ideoloogiat niivõrd, kuivõrd pigem tahetakse välja juurida sellise iseseisva mõtlemise oskus üleüldse. Ehk ajaloost on neid negatiivseid näiteid ju teada, kus mõte on selles, et inimesed mitte ühte, teist või kolmandat ideoloogiat lõpuks ei toetaks, vaid neil kaoks selline selgroog ja mõtlemisvõime üldse, et nad oleksid avatud siis igal hommikul ruuporitest tulevate uute käskude ja ideede vastuvõtmiseks, mis võivad ka päeva pealt muutuda, eks ole, ühest suunast teise. Nii et paratamatult tõsi on see, et õppekava või see, mille alusel me siis haridust anname, ma natuke irooniliselt ütlen selle lause ehituse just sellise, siis see on tõepoolest olnud ka relvaks. Aga mis siis toimub Eesti koolis täna? Ma võin ühelt poolt öelda, et see õppekava, mis meil on kirja pandud, on minu arvates päris hea, sest meil on ikkagi riikliku õppekava üks suundumus on see, et me peame kasvatama kriitiliselt mõtlevat isiksust. Aga nagu ikka, saatan peitub alati detailides ja see, mis on ilusti kirja pandud, võib reaalses elus paraku moonduda hoopis vastupidiseks. Et kool ei tegutse ju kuskil vaakumis või kool ei ole selline särav helesinine mull, mis ei võta enda sisse ega anna välja ka mingeid muid signaale.
vaid ta ju tegutseb ühiskonnas, eks ole, ja kõik, mis on ühiskonnas, peegeldub ka koolis, et kui me ühiskonnas oleme viimastel aastatel juurutanud üsna agressiivset sellist tühistamiskultuuri, erinevate seisukohtade või maailmavaadete vaigistamiskultuuri, siis paratamatult omab see mõju mitte nüüd ka kooli õpilasele või lapsevanemale, vaid ta ju omab mõju ka õpetajale. Ja mina olen selle koolkonna esindaja, kes siis ütleb pigem, et õpetaja ei õpeta mitte niivõrd ainet, vaid ta õpetab iseennast läbi aine. Ehk õpetaja klassi ees on üks kõige rohkem seda väikest inimest mõjutav tegelane seal klassi ees. Ehk milliseid väärtusi õpetaja kannab, millised tema seisukohad on, kas ta on vaba isiksus või ta on muutunud ideoloogiliseks tööriistaks. See kõik kumab ka õppijatele ju välja. Nii et pigem ma selle probleemi teravikku isegi ei suunaks nii palju võib-olla koolile, või see küsimus on tegelikult tervele ühiskonnale, et mis meie ühiskonnaga viimastel aastatel juhtunud on. Ja siin on neid negatiivseid tendentse väga tugevalt näha. Aga lihtsalt siin avasõna lõpetuseks üks märkus küll, et siin õppekava on viimastel aegadel ka omajagu redigeeritud ja minu jaoks on natuke muret tekitav, et meil ikkagi on see rahvuskultuuri ja rahvusluse nagu mõisted kuhugi kaduma läinud ja väga tugevalt on hakatud rõhutama just multikultuursust, mis mujal Euroopas peaks nagu oma aja juba ideoloogiana olema ära elanud. Nii et see on võib-olla siuke alustuseks minu poolt mõned mõtted. Aitäh sulle, Rian. Täiesti nõustun. Ja veel ma tahaks lisada veel ka see sooideoloogia. See on täiesti, see rikub lihtsalt laste psüühikat. Nad hakkavad juba kujutama, nad ei tea isegi, mis sugu nad on. Et see on nonsense, mis toimub. Aga siinkohal annaks Harri sulle sõna. Palun. Aitäh. Kui ma lugesin meie tänase saate memo, mida sa saatsid ja jagasid, siis ma olin põhimõtteliselt kõikide nende punktidega sügavalt nõus, mida sa välja tõid. Ja muidugi mõtesklesin selle teema üle põhjalikumalt edasi. Ja eks te teate ju väga hästi ühte kuldset ütlust, et kui sa tahad kontrolli näiteks riigi või rahva üle, siis hakka õpetama nende lapsi. Ja ühel hetkel ongi sul kontroll, sest sa oled kujundanud nendele laste suhtumised, meelsused. Ja kui nüüd räägime tänasest koolist ja õppimisest, siis ma arvan, et nende õppeprogrammide koostamine iseenesest on ääretult keeruline ülesanne. Sest meie maailm muutub niivõrd kiiresti ja meie nõudmised erinevates valdkondades iga päev täienevad. Ja et olla sellega kursis ja minna selle kõigega kaasa, see nõuab lausa fenomenaalset oskust orienteeruda selles hulluses, mis siin meie ümber tegelikult täna valitseb. Ja näiteks üks teema, mis väga valusasti sisse lööb, on ju tehisintellekti tulemine meie igapäevasesse ellu. Ja mida kõike sellega teha võib ja kuidas võib kujundada arvamusi, meelsust. Ja ma olen täiesti veendunud, et lähitulevikus kaovad väga paljud töökohad ära juba sellepärast, et seesama tehisintellekt võtab need funktsioonid üle. Ma toon kas või lihtsa näite, kas või kohalikus omavalitsusplaneeringu protsessi koostamine või läbiviimine. Kui sa taotled projekteerimistingimused, siis tehisintellekt paneb sulle nad kokku plõmm. 5 minuti pärast on sul arvutis, eks, soodad tehisintellektile need tehnilised tingimused sisse, paned asukohad, plaanid, veerand tunni pärast on sul kogu projekt olemas, mille sa võid siis põhimõtteliselt esitada ehitusloa taotluseks ja terve suur hulk inimesi kaob vahelt ära. Nii et see on kõik meie tulevik ja me peame selliste asjadega arvestama ja kuidas nüüd koolitada või harida meie noori, et nad selles ühiskonnas leiaksid ka endale koha ja leiaksid endale rakenduse. Ausalt öeldes minu fantaasia päris selleni ei küünigi ja ma ei oskagi seda nagu aru saada. Aga ma olen Rearausiga absoluutselt ühte meelt selles suhtes, et kool peaks eelkõige kasvatama kriitiliselt mõtlevaid isikuid.
ja siit ka selle samaga, et mis meie ühiskonnas on juhtunud. Meie ühiskonna kõige suurem viga on kaks asja. Üks on harimatus ja teine on eneseväärikus. Kui meil puudub eneseväärikus ja kui me ei ole haritud, siis on muidugi probleemid taevani. Ja mis puudutab nüüd näiteks haridust, siis meie haridus on ju kallutatud. See teate, kõige naljakam on, ma olen ka nüüd viimasel ajal vana inimesega haigutanud kätt ja teinud selle tehisintellekti küsimuse või sellega töötamise endale päris hästi selgeks ja ma peaks ütlema, et no väga lihtne on oma asju lahendada. Ja ta sunnik valetab nii mis kole, aga ma olen temaga vaielnud ja ma olen hakanud esitama talle selliseid faktipõhiseid objektiivseid küsimusi. Ja kui ta vastata ei oska, siis ta küsib ilusasti, kas ma siis kuulan Vene propagandakanaleid, kas ma saan selle informatsiooni Sputnikust või kuskilt. Ta on ideoloogiliselt juba niivõrd kallutatud, et noh, rõhuda faktidele, ja aga kui sa oskad muidugi küsida, siis ühel hetkel ta tõstab käed püsti ja ütleb, et anna andeks, ma ei suuda, ma pean olema aus, sul on õigus, need asjad ei ole päris niimoodi, meie ühiskonnas valitseb meeletu topeltmoraal ja nii edasi, nii edasi. Need ei ole nüüd minu sõnad, aga need on nüüd see üks tehisintellekti paremaid versioone, mis sellise asja on välja öelnud. Aga noh, võib ütelda jah, et ka see töötab ideoloogilisel baasil ja annab väga kallutatud informatsiooni. Ja vaadake, kui me nüüd vaatame sellest haridusest või sellest haridusmõttest, et mis on juhtunud ja me tahame saada väga paljudest noortest selliseid kuulekaid ja allaheitvaid hingesid, kes lihtsalt ei nagu eriti ei mõtle, vaid reageerivad, siis no võtke ausalt öeldes, mul on päris piinlik, kuidas meie Euroopa Liidu üks suurim juhtpoliitikuid, meie Kaja Kallas ütleb, et me oleme kindlasti ajaloo õigel poolel, eks, et kui visatakse talle faktid ette, siis tähendab, on kõige olulisem see, et fakte eiratakse, faktidega ei tahetakse töötada ja kogu see haridus on suunatud just nimelt selle ideoloogilise kallutatuse poole. Ja loomulikult näiteks ütleme niimoodi, et ühiskonnateadused, mida täna õpetatakse, on tegelikult absoluutselt puudulikud ja nad lähtuvad ka täpselt sellest, et üks on halb, teine on hea, kõik, kes mõtlevad teistmoodi ja räägivad teistmoodi, on halvad ja paratamatult see, mida meie ütleme või mida meile öeldakse või kuidas meil kästakse mõelda, see on ainuõige ja noh, ma ei tea näiteks, kuidas on võimalik üldse koolis midagi sellist praegu teha, sellepärast et see on süsteem. Nii õpetajad on süsteemi ohvrid, nii lapsevanemad on süsteemi ohvrid, sest nad ka ei oska paljudel juhtudel oma lastele tuua välja väga lihtsa põhitõe, et kui te midagi õpite, siis minge algallikateni, olge ääretult kriitilised ja sünteesige kõikide nende pisikeste faktide põhjal, mida te suudate hankida, iseendale maailmapilt. Ja kui te seda suudate, siis on teie süda õiges kohas ja te suudate langetada tulevikus ka väga õigeid otsuseid. Aitäh! Aitäh sulle, Harri. Tõnu, palun! Minul on võrdlusvõimalus, kuna ma käisin keskkoolis nõukogude ajal ja ülikoolis käisin juba uuel Eesti ajal. Ja kui ma nüüd vaatan ka praegust keskkooliharidust, mis antakse, siis ma võin öelda, et nõukogudeaegne haridus oli parem. Meil on loodud selline pettekujutelm, nagu nõukogude kool oleks olnud läbinisti punane, ideologiseeritud, aga mõeldes nüüd kriitiliselt tollele ajale tagasi, siis ideoloogilisi aineid oli ainult paar tükki. Kindlasti oli selleks ajalugu, mingil määral oli ka kirjandus, aga ülejäänud ained, kui järele mõelda, need ei olnud. Ja eriti ei olnud ideoloogilised reaalained. Muidugi, jah, keegi võib vastu vaielda, et oli mingi hetk Nõukogude Liidu ajaloos, kus kõik tähtsamad leiutised kirjutati venelaste või vähemalt venemaalaste nimele. Öeldi, et raadio leiutas Popov ja Marconi või mitte Marconi ja nii. Aga need olid üksikjuhtumid ja pärast nendest lollustest loobuti. Samas tuleb muidugi öelda, et venelaste hulgas oli väga palju geniaalseid leiutajaid. Lihtsalt Venemaa häda on see, et ei osata enamasti juurutada geniaalseid leiutisi.
leiutajate ajupotentsiaali kasutada. Aga jah, nõukogude ajal reaalained olid õpetamise poolest tipptasemel. Nii koolis kui ütleme ka pärast ülikoolis. Aga tänapäeval, mis me vaatame? Kui lisaks nii-öelda kohustuslikele ideoloogilistele õppeainetele on ideoloogiliseks muudetud ka reaalained või veel hullem on öeldud, et sa ei peagi neid eriti oskama. Sul ei peagi olema eriti palju neid ainepunkte. Võrreldes nõukogude ajaga on olukord nagu öö ja päev. Tookord oli ju oli kombeks, et kui keegi tõepoolest ei saanud hakkama koolis, siis teda ei veetud läbi, vaid ta jäeti istuma ja kes oli jäänud 3 aastaks umbes istuma, siis ta saadeti ulakate poiste või ulakate tüdrukute kooli ja nii lihtne see oligi. Ja selliseid inimesi oli väga vähe, kes jäid istuma. No võib öelda, et mina jäin istuma, sest ma käisin 0 klassis 2 aastat ja põhjus oli selles, mu vanemad arvasid, et ma ei saanud esimese aastaga 0 klassi teadmisi kätte, aga pärast läksin kuni ilusti lõpuni välja ikka 1 aasta korraga. Vaadake, kuidas on tänapäeval latt alla lastud, nii koolis kui ka ülikoolis. Ja mõelgem nüüd edasi, et see ei ole nagu lihtsalt filosoofiline küsimus. Need on inimesed, kes saavad meie ühiskonna juhtideks oma erialadel ja nad hakkavad ühiskonda suunama. Ja kui nendel puuduvad erialaoskused, kui nendel puudub see üldine haritus, siis milliseid otsuseid nad teevad? Parimal juhul nad saavad võtta tõesti appi endale tehisintellekti. Aga kui see tehisintellekt on programmeeritud, kui see on tehtud, nagu Harri kirjeldas, et oodatakse talt teatud õigeid vastuseid, siis ka tehisintellekt jääb probleemide lahendamisel hätta. See tähendab, et meie tänane saade on midagi märksa enamat, märksa olulisemat kui lihtsalt nagu haridusteemaline. See sisuliselt tähendab, milliseks kujuneb meie tulevik. Kuidas me elame näiteks 30 aasta pärast, 40 aasta pärast, võib-olla isegi varem, kui on juhtkohtadele pääsenud need inimesed, kes on läbi veetud koolist. Aga et mitte jääda nagu väga morbiidseks, siis ütlen, et tänapäeval on võimalused palju paremad, kui olid nõukogude ajal, sest elame infoajastul, väga palju asju on internetis saadaval täiesti tasuta, mitmesuguste teadusasutuste, uurimisasutuste, haridusasutuste kodulehtedel, paljud teadlased avaldavad oma uurimistöid või vähemalt nende kokkuvõtteid tasuta internetis, need saab kõik alla tõmmata. Nii et kes tahab, saab tänapäeval ennast harida kõige kõrgemale tasemele välja. On olemas teada ka kehalise arengu jaoks vajalikud harjutused, arengukavad. Nii et inimene, kes tahab, saab harida ennast. Ta ei saa selle taha pugeda, et vaat globalistid tahavad nõmestada ja nüüd ma olen sunnitud olema nutitelefoni sõltlane, olen sunnitud muutuma ajukääbikuks. Lõppkokkuvõttes kõik oleneb inimesest endast. Küsimus on, et kes annab talle see arengutõuke, sest kui vanemad ei ole tasemel, siis inimene peab selle arengutõuke saama oma tuttavatelt või mõnikord halvematel juhtudel lausa väga valusatelt elukogemustelt, katsumustelt. Selline sai minu vastus esimesele küsimusele. Aitäh sulle. No kuulates sind, mulle tuleb kohe enda hariduskäik meelde, et ma olen ka see mees, kes esimeses klassis istuma jäi, sest ma keeldusin õpetaja korraldustele allumast ja see, kui tema ees seal midagi seletas, siis mina mängisin laua all autodega. Aga see ei tähendanud, et ma ei kuulanud. Viidi mind esimesse klassi ja mõistus läks mul järsku lahti ja anti mulle jälle samad materjalid. Ma võtsin selle töövihiku, ma täitsin selle ära, mis sest, et ma olin eelmine aasta seal laua all ja ma nii soravalt lugesin, ma kõigile tegin nagu nii-öelda ära ja põhikooli ma lõpetasin 4-5-ga. Aga see ongi see, millal see laps nagu on valmis selleks kooliks.
aga no kuna mina läksin kooli 92, siis seal oli veel see vana mentaliteediga see teema, et noh, see kogu haridussüsteem ju Nõukogude Liidus tõsteti siis uude Eesti Vabariiki, onju. Ja sealt hakati siis seda uuesti arendama. No nüüd me oleme selle oma arenguga nüüd siiamaani jõudnud, et gümnaasiumi lõpueksamitel minu teada kirjutad eksami lehele oma nime, saad 1 punkti ja oled sa selle eksami läbinud, et noh, et see on jälle teistpidi äärmus ja nonsense. Aga siinkohal annaks Kertu sulle, palun. Ja aitäh, tervitused. Mina siin nüüd on vist äkki üle aasta möödas või kui tuli see teema esile, et õpikratid on olemas, siuksed äpid, kus lapsed saaksid hakata äppides õppima, et õpetajatel läheb lihtsamaks ja mis selle taga tegelikult on see samune inimliku sellise nagu kontakti kaotamine, et see samune õpiäpp on ilmselt sama programmi alusel või samadel alustel tehtud, nagu on need tehisarud. Ja kui õpetaja võib kogemata öelda, et kuulge lapsed, see päriselt nii tegelikult ei ole või kuidagi sealt omalt poolt mingit sisendit anda, et siis sel juhul see välistatakse. Ja isegi need õpetajate streigid, mina olen tunnetanud, et need ei ole päriselt, et selleks nüüd, et õpetajatel saaks parem, vaid et õpetajaid ei tuleks peale, kui noor valib, mis ametit minna õppima, kas ta tahab õppida selleks, kes peab kerjama endale paariteist eurot juurde või see ei klapi. Mulle tundub, et see on kuidagi hästi peenelt niimoodi jooksma pandud, et me jõuaks lõpuks sinna, kui meil president isegi promob seda samust äppi õpet. Ja sealjuures, kui on välja toodud probleemina nendele samadele promojatele, kuulge, silmanägemine, rüht, tervis, nii vaimselt kui füüsiliselt, kuidas see mõjutab lapsi, pole oluline. Et siinkohal on haridus ju tähtis, mitte see, et kuidas selle hariduse omandamine lapsele mõjuda võib. Aga lõpuks polegi oluline see haridus ise, sest mina samamoodi arvan, et haridus on see, kuidas sa suudad mõelda, seoseid luua, mitte see samune, et copy paste, listen and repeat on ju lihtsalt tuubi. Ja siin selles haridussüsteemis on veel sellised nagu konkse sees, mida nad plaanivad äppidega seoses. Äpid, nad tekitavad selle stressiseisund ikkagi kehas. See ei ole nagu vaba, sul ei ole päris hea olla, sest midagi nagu vilab silme ees ja see ei ole loomulikus seisundis. Ja see on isegi teaduslikult tõestatud, et kui sa oled selles vibras ehk siis põgene võitle režiimis, siis su aju ei salvesta neid teadmisi pikaajalisse mällu. Nii et isegi kui sa tuubid, sa saad oma hinde kätte, siis nendest teadmistest pikas plaanis ei pruugi väga palju kasu olla. Rääkimata sellest, et su meel oleks siis avatud, et sa ise looks seoseid ja saaksid aru, kuidas see tervikpilt on nendes asjades. Ja mis puudutab seda, et õpetaja võib avaldada mingit mõju, siis nüüd nad on läinud natuke rohkem nende koduõppelaste kallale, sest nad saavad aru, et kuramus sellel kodul on ka mingi roll. Ja olgugi, et ma koolis olin siuke agar tuupur, mingi selline tõestamisvajadus, et ma ikkagi olen nagu tark ja tubli. Igavus mängis oma rolli, et oligi aega õppida, ei olnud maakohas nii palju seikust mingist hängimist ja huviringe, tuupisidki selle võrra rohkem, aga ikkagi see kodune õhustik, kus asjadest räägiti nii, nagu asjad on, kus asju ei öeldud väga naljalt ette, pigem oligi see, et mõtled ise välja ja ma olen oma lastega püüdnud seda sama joont hoida. Et mitte oluline ei ole see, et sa kiiresti saad nüüd selle vastuse või kiiresti lahendada, kiiresti, kuidas see pakk lahti käib, vaid et sa ise jõuad sinna, sa ise nuputad selle välja. Ja muusika niisamuti, tänasel päeval läheb muusika ka ju millekski, niimoodi saad muusikat teha. Aga seda, et sa klaverit mängides mõlema käega, niimoodi oled aktiivselt oma ajupoolkerasid kasutad või viiulimäng, kitarrimäng, et see kuidagi jääb järjest rohkem taustale, see tehnomuusika tuleb siis nagu asemele ja igasugu DJ-indus ja nii edasi. Aga see on ka, see pilliõppe on ka üks osa ju sellest ajutreeningust, et need ajupoolkerad omavahel teeksid hästi selliselt sujuvalt koostööd, et seda lühist inimeses oleks võimalikult vähe. Ja need on need asjad, millest mina lähtun lapsevanemana, on see, et kodus utsitada, ise mõtlema, seoseid nägema, muusikaõppe, niisamuti, et neil oleks samune ajupoolkerad omavahel ühendamine. Raamatute lugemine on väga tähtsal kohal ja see, et ei oleks nutiseadmeid kodus lastel. Seda paljud vanemad ilmselt ei hoomagi, kui suur karvuteene või kui suur kahju see on lapse aju arengule.
ja ma isegi viimasel lastevanemate koosolekul tõin välja, et ma mõistan, et väga raske, kuna klassijuhataja ise hakkas rääkima sel teemal, siis ma ütlesin, et ma mõistan, kui keeruline võib olla oma lapsele öelda, et need seadmed ei ole lastele, aga meie kodus nii lihtsalt on, et seadmed ei ole lastele, see, et kõik teised lapsed neid kasutavad, see ei tähenda, et see on normaalne. Ja me oleme selles mõttes kuidagi natuke, lapsed vaatavad meie peale kodus ka viltu, et me niimoodi ranged oleme selle koha pealt, aga ma kujutan ette, et ühel päeval meid ikkagi tänatakse sellest või ma vähemalt loodan seda. Ja eile just oli jutuks see, kuidas Vene ajal ka see propaganda, mis meil käib meedias, mis käib läbi haridussüsteemi. Vanasti oli ikka löödi kulpi, visati mingi lipp püsti, aga omavahel räägiti asjadest nii, nagu on. Mulle tundub, et tänasel päeval on seda omavahel, et kas või täiskasvanud omavahel räägivad asjadest nii, nagu on. Igaks juhuks ei räägi, pärast kuskilt läheb lekkima, et ma mõtlen ka niimoodi, et ma ka ei kummarda seda peavoolu, mis hetkel on. Inimesed ei usalda ennast nii palju vist. Mul on tunne, ma võin eksida, mina ju sellel eelmisel okupatsiooni ajal, kui meil oli siis see idapoolne okupatsioon, siis ma veel ei olnud selline kaasamõtlemisvõimeline, päris olemaski siis veel. Ja ma lähen nüüd ühele metoodika seminarile 23. oktoobril, kus siis õpetatakse, see on mõeldud haridustöötajatele, õpetajatele, lapsevanematele, suurem rõhk oli haridustöötajatel, sest seal pidi märkima asutuse. Ja ma lähen sinna, ma vaatasin, tuli meil väga huvitavad teemad, et ma lähen. Ja siis, kui oli töötubadesse registreerimine, vaata, mis asja, mingi sooideoloogia, kuidas neid lapsi toetada. Ilmselt seal ei ole see, et kulla laps, et kas sinuga on midagi juhtunud või et kust see trauma võib olla alguse saanud. Ilmselt on see, et ja Jüri tahab olla Mari ja jumal temaga, kiida takka, ära talle põhjusta lisakannatusi sellega, et sa ütled, et kuule, äkki prooviks mingit teist lahendust, äkki prooviks kuidagi mõistusega asja võtta. Ei, see võib haavata, kuidagi ebamugavaid emotsioone põhjustada, et kiida takka. Ma kahtlustan, et see on nii, aga samamoodi mingi väga ilus asi, Euroopa rahad, Euroopas sellele woke ideoloogiale kulutatakse praegu miljoneid. Ja ma arvan, et nad selle metoodika seminari korraldamiseks tingimus oligi see, et seal on see sooideoloogia sees. Ja kui nad ei oleks seda teinud, siis ilmselt kogu see muu oleks ka jäänud olemata. Mina lihtsalt niimoodi spekuleerin hetkel. Võib-olla ma eksin, ma käin, vaatan ära, mis toimub. Ja hästi oluline asi veel, mis ma ütlen, on see, et õpetajal lapsevanemal peab olema nii tugev usalduslik side, et sa ei tohi elada igapäevaselt selle tundega, aga äkki see õpetaja hakkab ikkagi rääkima seda mingit propagandavärki. Nii et sul peab olema see teadmine, et sa usaldad seda inimest, sest siis sa saad anda lapsele ka edasi sõnumi, et me oleme õpetajaga ühel poolel. Me ajame sama asja, sest siis õpetaja minule nagu koostööpartner, kes ka panustab sellesse, et lapsel oleks see mõtlemisvõime ja ta igapäevase aja, kui ta on koolis, siis ta veedabki selle tundega, et ta teeb midagi õiget, mitte nii, et kodus öeldakse, et kui õpetaja jama ja ära nii kuula, nii võib jääda ka päris asjad, olulised asjad kuulamata neil sellest trotsist siis. Aga see eeldab seda, et olekski selline kool, olekski selline õpetaja, et lapsel on ka siis mugav tunne, mitte et lapsevanem ja õpetaja vaenlased, vaid et nad teevad koos tööd ja siis on lapsel ka keerulisem kummagagi konflikti minna. Aga jah, esialgu ma lõpetan. Annan selle edasi. Aitäh sulle, Kertu. Mihkel, palun. Jah, aitäh. Siin eelkõnelejad on väga põhjalikult teemadest rääkinud. Ma toon aluseks kõigepealt ühe punkti sisse, millele viitas siin Harri seoses tehisintellektiga. Uudis oli siis reede hommikust ja sisu siis selline, et tasuta õigusnõu osutamise asemel hakkab inimesi nõustama juturobot. No kui see nüüd ei ole ühiskonna degradeerumine, no mis asi see siis üldse enam olla saab? See on täielik katastroof. Ja siis, nagu me kuulsime, siis tehisintellekt hakkab alles siis natukene õiget juttu ajama, kui vastaspool olev reaalne inimene räägib asjadest tegeliku tähendusega, mitte niimoodi, et kõik, kes tehisintellektile vastu hakkavad, on kohe Kremli agendid. See on ikka tase omaette. Aga nüüd tulles hariduse temaatika juurde, olles ise näinud seda süsteemi, ütleme, õpilasena põhimõtteliselt, siis võrreldes sellega, mis oli, ütleme, 2010-ndatel ja mis ta nüüd ilmselt on praegu, siis praeguses seisus ei tahaks nagu küll selline inimene olla, kes läheb õppima mingisugust sooideoloogiat, nagu siin on välja toodud, et
nagu näiteks meil siin oli ju hiljuti eelnõu, kus tuleb juhatuses ja võib-olla ka nõukogus ettevõtetes tagada nende LGBTQ pluss isikutel siis õigus osaleda juhatuse töös. No see näitab ju, et asi on ikka niivõrd kreeni aetud ja tuletame siin juures meelde, et neid sugusid on seltsimees Kristina Kallase arvates no vähemalt 20–30, kui mitte isegi rohkem. Ja kuidas nad siis võrdse esindatuse põhimõttel juhatusse pääsevad, kui juhatuses on 3 inimest, et kus on see loogika ausalt öeldes. Aga hariduse juurde tulles ma jagan siin seisukohta, et asi ei ole ju pelgalt koolides, kui me räägime just sellest süsteemi kuulekate inimeste kasvatamisest. Alustades kõigepealt loomulikult sellest, et mida kõrgemal astmel sa oled, näiteks ütleme, et kui sa oled kõrgharitud või vähemasti keskharidusega inimene, siis eeldatakse juba mingil tasandil, et sa oled kuulekas ka süsteemile. Ja nüüd ma ütlen lihtsalt oma subjektiivse arvamuse, et hariduse omandamine ei tähenda tingimata seda, et sa oled haritud, et haridus ja haritud olemine ei ole üks ja sama alati. See nüüd sõltub sellest, et kuidas inimesed suudavad läbi närida selle, mida esitatakse süsteemi poolt ja siis mida koolilapsed peavad õppima endale pähe, et nii ongi ja nii peab sellega arvestama ja sellega, mida sulle vanemad räägivad. Kertu tõi siin välja koduõppe temaatika. Et ka mina olen sellega kuulnud, et seda tahetakse piirata selleks, et siis ei oleks võimalik vanematel lapsi siis jutumärkides manipuleerida, et ikka saaks rääkida seda juttu, et isa on olemas ja isa on mees ja siuksed, seal oli minu meelest isegi praeguse digiministri suust, et tema on mees, aga jah, see on täiesti groteskne näide muidugi. Aga tulles nüüd selle hariduse temaatika juurde, siis täiesti selge on, et praegune tase on üsnagi alla käinud ja kui praegu siin, kes siin meediat jälgib, õpetajad ju tegid mõned päevad tagasi sellise hoiatava meeleavalduse, siis minu küsimus tegelikult on ju selles, et kui te streigite sellepärast, et te tahate palgatõusu, teil oli võimalus seda teha 2024, aga te võtsite nii väikese lisatasu vastu ja jätkasite seda väärastunud sooideoloogia õpetamist, siis mul on nagu selline tunne, et asi pole ju tegelikult teil selles, et te tahaksite lapsi paremini õpetada, vaid te lihtsalt tahate raha saada. Aga teisest küljest kõikide nende protestide läbikukkumisega on tõenäolisem, et ollakse nõus ka sellega, kui ühel päeval makstakse palka digirahas, aga digirahasid, nagu me teame, saab ju suurepäraselt kontrollida ja ühel hetkel, kui sa julged natukenegi teistmoodi arvata, siis pannakse sul pangakontot kinni, nagu tehakse seda Vietnamis või mõnes muus riigis. Aga olulisem on see, et kui õpetajad ei suuda sellest mallist välja tulla, et antakse õppekava ette, sa pead õpetama sellist jaburust, sooideoloogia, muu selline, siis tuled ühel hetkel rääkima lastele, et 2 + 2 on 5. No kust otsast ta 5 on? Et tasuks ikkagi reaalsuse piirid seada see, kui meil seltsimees Alar Karis teatab, et tehisintellekt on väga vajalik asi ja et õpetajad on sellega kindlasti nõus ja tuleb sellega edasi liikuda, siis ta ise laseb sellel asjal nagu läbi minna, et ühel päeval polegi enam meil töölisi vaja ja kõik hakkab tehisintellekt otsustama. Ja siin laste juurde tulles veel, siin oli väga hea osundus. Siin nüüd ühes varasemas saates, mida siin kindlasti eesti.com YouTube kanalis saab kuulata, kus ma tõstatsin selle punkti ka, et selle inimeste nutiseadmetesse nügimisega, sõna otseses mõttes nügimisega, me saavutame selle, et laste ajud degradeeruvad. Ehk siis mida rohkem sa annad telefonile kätte juba kas või 3 aastat või midagi niimoodi, siis sellest tekib reaalne ajukahjustus ja kas nad sellest enam välja suudavad tulla, see on juba väga kaheldav ja teiselt poolt võib-olla seda nutiseadmete peale surumist ongi vaja selleks, et kasvatadagi täielikult kuulekaid õpilasi ja kuni selleni välja, et anname lastele süstitavaid kiipe, et nad nõustuksid meiega süsteemis edasi olema ja kui enam ise ei suuda mõelda, vaid minnakse emotsioonide peale, et jaa, ma tahan kiipi, no siis me oleme juba selles olukorras me oleme juba kaotajaks jäänud kahjuks, aga
midagi pole veel siin lõplikku otsustatud. Ma võtaks vahepeale sõna, kui tahaksin natuke kommenteerida. Ma ei ole üldse nõus sellega, mida Mihkel räägib. Ma saan aru, et haridusvaldkond on üldse selline tore valdkond, kus absoluutselt igal ühel on oma arvamus, oma kogemused, oma mingisugune nurk ja see on hästi tore, et meil maailm on kirju, aga ma paraku tahan oponeerida selles mõttes, et kui me räägime ikkagi hariduse niisugusest laiemast pildist või mis asi on kool, kasvatus ja haridus, siis kuigi meil tõesti igal ühel on oma arvamus, aga selle iga ühe arvamusega ei ole mitte midagi teha, kui me räägime sellest, et mis oleks nüüd see suur plaan või kava, mis kõlbaks meie kõikide lastele. Ehk nagu Kertu ütles, et mis on see koht, kus lapsevanem saab usaldada õpetajat. Lapsevanemaid on täpselt samamoodi seinast seina. Et kui me haridusest räägime ja paneme 10 inimest laua taha istuma, siis absoluutselt kindlalt läheb seal suureks tüliks ja vaidluseks. Ja ilma asjata öelda, et viisakad inimesed sünnipäevalauas laste kasvatamisest ei räägi, sest need arvamused on tõesti täiesti vastukäivad kohati. Ma ei ole sellega nõus, et hariduse kvaliteet on meil halb, vastupidi, isegi kui me vaatame nüüd rahvusvaheliseid uuringuid, me võime nende ümber ka vaielda, eks ole, et mida nad täpselt mõõdavad ja kuidas, aga Eesti õpetajad on teinud tegelikult väga head tööd ja siiani, ma rõhutan praegu ka sõna siiani, on meie laste haridus olnud väga hea. Aga minule teeb muret ka see, millest Harri Raudvere rääkis, on just nimelt see liigne tehnoloogia kummardamine, tehisintellekti kasutamise nagu sisse surumine. Ja minu arust on see probleem hoopis selle koha peal, et me ei usalda piisavalt teadust ja me unustame samal ajal ka ära, et teadus on ka meil kahjuks ideoloogiliselt laetud, et selleks, et me saaks seda teaduspõhist vaadet rakendada koolis, mis on meie tulevikule, meie lastele kõige parem. See tähendab seda, et me peame ikka väga nagu laia sihukest valikut teadusuuringuid uurima ja nende põhjal hakata tegema siis nagu parimaid otsuseid. Ja ma toon lihtsalt kas või selle sama ühe näite selle tehisintellekti kohta, et me ühtepidi nagu seda loosungit, et usalda teadust ja teeme teaduspõhiseid otsuseid. Sellest me räägime nagu ka valitsuse tasandil iga päev, aga millegipärast tehisintellekti sissetoomisel kooli me sellest praktiliselt ei räägi. Siis me tunnistame vastupidi, et tegelikult uuringuid on üsna vähe, mis ütlevad, et kuidas siis tehisintellekti või liigse tehnoloogia kasutamine lastele mõjub, õigemini liigse tehnoloogia kasutamine lastele, neid mõjusid me juba teame ja ometi me ei võta ühtegi sammu ette selleks, et tehnoloogia kasutamist koolides piirata või tehisintellekti ka selles mõttes targalt kasutada. Et mitte nii, et me teeme teda praegu ikkagi nagu see hoogtöö ja projekti korras, et tõmbame lipud vardasse ja hurraa, eks ole, et oleme kõik hästi progressiivsed. Aga tegelikult on vaja just nimelt tõmmata pidurit ja küsida, et oot, et mida me selle mingisuguse väga suure muutusega oma laste arengule teeme tegelikult. Ja kui me juba teame, et laste arengule on liigsed ekraanid täiesti hävitava mõjuga tegelikult, siis see on see koht, kus ei piisa sellest, kui me võtame kas ainult lastevanemate või igaühe isikliku arvamuse laua taha, et üks ütleb, et tehnoloogia on saatanast ja teine ütleb, et tehnoloogia on jumal, eks. Et tegelikult me peame vaatama objektiivsete uuringute poole ja teaduspõhiselt rääkima. Ja siin on nagu väga hea näide, mida vist, kui ma ei eksi, kes oli Rene Meriste, kes tegi ka sotsiaalmeedias väga hea postituse sellest, milline muutus on nüüd Californias, vist Los Angeles koolides ette võetud, kus alguses ka väga kiiresti, kas oli vist eelmise õppeaasta alguses võeti tehisintellekt kasutusele ja sama aasta teisel poolaastal selle kasutamine praktiliselt koolides keelati ja juba on nagu väga positiivsed tulemused käes, kus
kus ta tõi siis näiteid, kuidas seal kooli raamatukogu hoidjad on täiesti ülisuures üllatuses, nagu rõõmsas üllatuses, kus lapsed on hakanud jälle raamatuid laenutama, nad on hakanud jälle omavahel mängima, omavahel rääkima, eks ole, mis on ülitähtis. Et järelikult minu arvates ei ole hariduse probleem või ka lahendus ei ole selles, kui me igaüks räägime sellest, mis me ise isiklikult arvame millestki. Mina ütlen ausalt, see, mida keegi arvab, mind üldse ei huvita. Me arvame kõik erinevaid asju, aga oma laste jaoks tuleb meil teha otsuseid, mis on ikkagi teaduspõhised ja tuginevad ka uuringutele. Ja võt nüüd see vaidluskoht on hoopis see, et millistele uuringutele me tugineme, mida me üldse kuulda võtame. Ja võt seal on see minu jaoks näiteks huvitav koht, et see, kui keegi laua taga lihtsalt räägib, et kuidas temal elus mingi asi oli või kujunes, see ausalt öeldes ei oma mitte mingisugust tähtsust, sest me ei jõua kõikide arvamustega kaasa joosta. Aga laste tuleviku pärast mina olen küll mures just nimelt nende ekraanide pärast, sest siin on juba teadus väga selgelt oma sõna öelnud ja miks me kujundame oma lastest nagu masinate teenindajaid, seda ausalt öeldes ma ka ei saa aru, sest lahendused võiksid olla hoopis teised ja see ei tähenda, et me peaksime tehnoloogiast loobuma. Aga oma lapsi tuleb meil kindlasti kaitsta ja praegu on see ülemäärane tehnoloogia on juba sellisel tasemel kasutuses, mis ta otseselt nagu vigastab meie laste füüsilist ja vaimset tervist. Ja minu suur küsimus on õpetajana, miks me mitte midagi selles osas ei tee, kui me teame, et päris paljudes riikides tegelikult ju keelatakse näiteks nutitelefonide kasutamised. Eelmine sügis meie oma kasvatusteadlased ja psühholoogid kirjutasid avaliku kirja, mis oli ERR-is avaldatud, kus paluti, et põhikoolides tegelikult nutiseadmed keelustada ja selle asemel me räägime mingisugusest kella 9-sest koolipäeva muutmisest, et hakkame kõik kell 9 kooli minema, viidates teadusele, aga seal, kus on lastel palju suurem oht, seal me ei tee mitte midagi. Nii et minu ettepanek oleks küll nagu pigem vaadata sinna teaduse poole peale rohkem kui ainult oma isikliku arvamuse või isikliku kogemuse peal otsustada midagi. Just täpselt, sa oled nagu selgeltnägija. Tegelikult ma tahtsingi selle teema peale minna ja ma tahtsin veel küsida seda, kas on oht, et see tehisaru lõpuks võtab ka üle õpetaja töö, et õpetaja jääbki nagu operaatoriks sinna tehisarule, et no seda ju tegelikult mitte ainult õpetaja ametis, vaid seda ju praegu on näha ka näiteks juristide, advokaatide maailmas, eks ole, ja sellest on ju nii palju räägitud, et oi, meil on tohutu õpetajate puudus, eks ole, õpetajatele me palka hästi ei taha ka maksta, aga nõuame hästi palju, eks ole, kui me räägime sellest samast tehisintellekti projektist, mis nüüd presidendi algatusel käima läks, siis sellega ju tekib õpetajale ka kohustusi juurde, kuigi tehisintellekt hoiab sul teinekord ka aega kokku, ma ise kasutan ka tehisintellekti oma töös, aga kui õpetajaid ikka ei ole ega ei tule, siis lõpuks ongi see, et meie lapsi õpetab masin, mitte inimene. Ja siin ongi see koht, mida siin paar korda on juba ka mainitud, et kas me kasvatame inimest, kas me tegeleme inimese hingelis vaimse arenguga, mis on tegelikult läbi ajaloo olnud terve inimkonna nagu kõige suurem eesmärk on tegelikult inimese hingelis vaimne areng. Aga me tahame suruda inimest kogu aeg sellise masinliku tehnoloogilise maailma nagu selliseks mutrikeseks ja jupiks, kellel peab olema siis üks kitsa spetsialiseeritud ülesanne ainult, mida ta hästi siis sooritab, niisuguste vaimsete teemade üle, nagu umbes nagu on isegi piinlik rääkida, eks ole, koolis. Nii et see on nagu see koht. Ja kui ennem käis siin läbi see soo teema, siis minu jaoks näiteks jällegi, kui vaadata teaduspoole pealt, ma arvan, iga kasvatusteadlane teab seda, et lapse arengus või inimese arengus on ikkagi väga selged etapid. Ja kui te vaatate lapse areng 3-4-aastane laps või puberteediealine laps, kui me võtamegi just teismelist puberteeti, siis tal niisugune segadus
kes ta on, miks ta maailmas elab. Väga sageli, eriti millegipärast tütarlastel on see oma keha hakkab kiiresti arenema, sel perioodil tekib niisugune loomulik segadus. Me kõik teame, eks ole, kuidas tüdrukud nagu häbenevad ennast ja riietuvad hästi lohmakalt. See kõik on normaalne, see peabki nii olema, see on lihtsalt üks arengujärk ja millegipärast oleme sihtinud just nagu mingi pistoda teraviku just nimelt sellesse arengujärku ja siis tahame öelda, et kuule, et äkki sa ei olegi tüdruk, eks ole. Vot see on see koht, kus me ignoreerime ka teadust jällegi. Nii et mind teevad murelikuks need asjad hoopis. Just, ja see veel võimendab laste ja noorte vaimse tervise probleeme, sest nad lõiguvad ennast. Mina mäletan 90-ndatel, mina küll ei tea, et mul klassis kaaslased oleks ennast lõikunud, aga praegu vaatad noored tüdrukud, kõik kas, käed on ära sakitud kõik ja väga paljudel on see. Aga Kertu, sul oli käsi püsti korduvalt. Ja, ma tahtsin lihtsalt jätkata Rea öeldu peale, et need ajuskanneeringud on juba tehtud, et kui inimene ise mõtleb, kui ta võtab tehisaru appi ja siis kui mõelda see lapse aju, mis alles areneb ja siis ta saab kogu aeg sellist tegevust, siis ma arvan, et lõpuks nendest ei saa neid, kes oleme meie täna täiskasvanutena, sest neil on juba maast madalast toimunud. Minu vanused on see generatsioon, kes viimasena sai kasvada lapsena nii, et ei olnud mingit telefoni küljes, et isegi kui pidid 10 kilti koolist koju astuma jalgsi, siis telefoni ei läinudki nagu vaja, elu kuidagi toimis teistmoodi. Mis puudutab seda kell 9, nüüd algab kool, et sest teadus kuidagi toetab seda. Ma kuskil ei ole näinud neid diskussioone, et mis kell need lapsed magama lähevad, kui nad nüüd lähevad selle võrra aga hiljem magama ja passivad nutiseadmes õhtul, mis kellast peaks üldse laps panema selle helendava ekraani ära, et see ei mõjutaks tema une kvaliteeti. Et selliseid arutelusid väga ei näe, sest see on väga paljudele valus teema, sest oma lapsi ei suudeta ekraanide osas kontrolli alla saada. Ja nüüd kujutage ette, et kui sul on kodus lapsed, võib-olla isegi mitu, kellel on reaalselt narkoprobleem selle ekraani näol, siis seda teemat puudutada niimoodi, see ongi see sammun, et viisakad inimesed ei räägi nendest asjadest, siis muidu tekib konflikt, et ärme seda teemat puuduta. See on nagu kõigi lapsevanemate tänapäeval see Achilleuse kand, et laps teeb, laps on vait ja tuba sassi, ei küsi liigseid küsimusi, kõik saavad oma elu elada, on ju. Aga mis selle hind siis lõpuks on? Aga ma tahtsin Rea käest tegelikult küsida sellest sellega, et meil on haridus justkui parem, näitajad on paremad, aga mul on see tunne, et see on üles ehitatud tuupimisele, see samune listen and repeat, sest kui sa näed neid noori, neil see pilk on väsinud, kurnatud, nad teevad mingit roppu rasket tööd, aga kui palju see vilja kannab, kui sa õpid selles sammuses ellujäämisrežiimis, kus need asjad ei salvestu pikaajalisse mällu. Mulle tundub, et meil on praegu see ajajärk, kus me oleme selles tarkuse illusioonis, kui lapsed lihtsalt oma tubliduse punnitamise peale, et vanematele rõõmu valmistada, siis lihtsalt punnitavad ära õppida, aga seda sellist nagu loogilist mõtlemist või analüüsivõimet, mulle tundub, et see on ikkagi päris kehvas kohas, et tulemused on head, aga kas seal testitakse ka seda, milline on võime näha seoseid ja sellist iseseisvat mõtlemist? No tegelikult mina saan rääkida selle kogemuse põhjalt, mis mul endal on, eks ole, õpetajana, et ma olen eluaeg gümnaasiumi õpilasi õpetanud ja ma ei tea, mina ei näe seda pilti nii üldse, sest jah, tõesti gümnaasiumis õppimine on koormav, kontrolltöid on palju teinekord, on raske, aga ausalt öeldes minul läheb nagu natukene see kõrvalt mööda see lõputu vingumine, et õppimine on raske. Ma ei tea, me siin kõik jagasime oma isiklikke kogemusi. Õppimine ongi pingutus. Me kõik oleme tulnud sellest koolist või ülikoolist, kus oli vaja teinekord õppida poole ööni eksamiteks ja ikka oleme elus veel, on ju. Ja otsustame siin ühiskonna asjade üle, eks. Et see, et koolis on teinekord raske, see on, võiks öelda, et alati on nii olnud, pigem ma näen seda poolt, mis siit käis ka läbi, eks ole, et me kuidagi lihtsustame lastele seda õpet järjest rohkem ja rohkem ja rõhutame, kuidas õppimine peab olema kogu aeg mänguline ja kogu aeg lõbus ja kerge, eks. Et ilmselt see tõde on kuskil vahepeal ja ilmselt see tõde on seal, et ühes koolis on nii ja teises koolis on naa. Meie koolis on läbi aegade rõhutatud seda, et näiteks koduseid töid võimalikult vähe anda, just nimelt selleks, et õpilastel ei oleks nii suurt koormust.
see, kuidas iga kool nagu enda siseselt asju lahendab, koolid on meil kohati ikkagi veel üsna autonoomsed ja saavad ise ka otsustada, mismoodi nad oma õppetöö niisuguseid fookuseid seavad, et mina nagu selles mõttes niisugust traagikat ise oma silmaga ja oma kolleegidega vesteldes nagu ei näe. Kuigi jah, tõesti, lastel on teinekord pinge peal ja vahest ma mõtlen ka sinna vanemate poole peale, et lastel on pikad koolipäevad ja siis on tegelikult pigem see vanemate soov, et siis ta läheks koolist muusikakoolist kohe edasi spordikooli ja siis pärast seda veel käiks käsitööringis ka ja siis see vaene laps kell 9 või kell 10 kodus maandub. Et jällegi, ma arvan, et see tõde ongi täpselt seal vahepeal, et on vanemaid, kes liiga palju panevad oma lastele koormat, on koole, kes võib-olla ei jälgi seda, kui palju siis lastele kodus õppida antakse. Siin väiksemate klasside kohta ma olen ka kuulnud, et just väiksed lapsed, eks ole, et tulevad koolist ja umbes, et kuni magamaminekuni ainult õpivad erinevaid aineid. Et loomulikult see koormuse teema on veel eraldi, eks. Aga ühtepidi kool peab ikkagi olema see koht, kus me ikkagi harjutame last ka sellega, milline meie ühiskond on. Ja kahjuks me ei saa täiskasvanu elus elada nii, et me tõuseme üles siis, kuidas me tahame ja läheme tööle nii, nagu meile meeldib ja sel päeval, kui viitsime. Vaid ikkagi see teatud rutiin, distsipliin, enesedistsipliini kasvatus, kõik need asjad käivad nagu inimeseks kasvamisega kaasas. Et selles mõttes ma niisugust üldist järeldust meie kõikide koolide kohta nagu küll ei saaks öelda, et vot kõikides koolides on nii või naa, eks ole, et koolid on ikkagi väga erinevad, aga ma tahtsin siin lihtsalt kommenteerida ka, mida sa, Kertu, ennem ütlesid, et üks tendents on meil küll see, et vanemad on hakanud eelistama väiksemaid koole, mida meil muidugi väga kangesti tahetakse sulgeda mingil põhjusel, on ju. Ja väga palju ka selliseid Waldorf koole, Montessori koole ja paraku nendes ka on ikkagi see ekraanide kasutamine ju sisuliselt olematu, eks nendes teistes koolitüüpides. Et mingid trendid siin välja joonistuvad ja midagi on hariduses, mis nagu üldisem muster, millega vanemad ka rahul ei ole. Ja vot see on huvitav küsimus. Ma ise olen seda märganud, et mul kõige vanem laps, ta käib koolis, kus on hästi palju üles ehitatud laste nagu sellisele uudisimule ja seal on ka see tasakaalupunkti leidmine on päris keeruline, et ühest küljest nemad ise annavad seda, mida me tahaks õppida ja siis õpetaja vastavalt sellele, mis on ette nähtud, et nad selle programmi igal juhul läbivad, nad samamoodi teevad 9. klassi lõpus need eksamid, et edasi minna. Senised õpilased, kes on sealt lahkunud, on päris tublid edasi, järgmistes koolides ka, sest neil on see uudishimu, see selline soov õppida ja lapsed, kes on tulnud tavakoolist nende kooli, üldjuhul ei jää sinna püsima, sest neis on see programm, et õppimine on nõme, õppimisega peab võitlema, seda peab kuidagi ära tegema. Ja kuna seal koolis on lastel nii palju vabadust ja seda sellist me tahame õppida, siis need lapsed tihti integreerugi sinna enam ära, sest neil on nii tugev programm peal, et õppinu on mingi nüri asi, mis tuleb ära teha. Ja kuna seal on see vabadus, kus lastel ei käida niimoodi ajudele, siis nad lihtsalt ei püsi seal, sest nende edukus käib kolinal alla. Aga ma näen ka seda, et vahepeal nendel lastel, kellel muidu see õhin on hästi suur, tekib see selline väsimus ja raske koht, kust üle minna, kust läbi minna. Ja seal peab õpetaja lihtsalt olema nii paganama osav, et ta juhib lapse sellest läbi nii, et laps kogeb ka seda sellist eneseületust, et oli raske, aga ma tegin selle ära ja ikka on hea tunne ja see eeldab väikseid klassikomplekte. Ja midagi pole teha, need sellised teistsugused koolid, üks lastest käib mul Waldorf koolis samamoodi täiesti teine lähenemine ja väike klass, poeg käib mul Montessori lastehoius, et need teistsugused lähenemised, nad täiesti õigustavad ennast. Kõik 3 asja maksavad omajagu raha, aga ma olen kuidagi leppinud sellega, et ongi see aeg, kus me saame justkui tasuta asju, vaktsiin oli ka tasuta, mis sa ei tee, mis see sulle maksab, et tasuta on ju. Ja haridusega samamoodi, mine võtta seda tasuta haridust, aga sinu lapse potentsiaal tegelikult õitseb siis, kui sul on õpetaja, kellega sul on väga hea suhe, see klass on piisavalt väike, et saada seda kvaliteetset õhustikku, tervislikku õhustikku.
ja see pedagoogiline lähenemine ise on ka selline, mis ei ole lihtsalt see, et lapsed peavad saama hinded kätte ja teadma niimoodi tähestiku lõpuni seda kõike, mis nad peavad õppima, oskama, vaid selle käigus neil on selline nagu hea tunne ka ja neis säilib uudishimu, mitte nii, et ma sain nüüd koolid lõpetatud, paberid on käes, nüüd ma lihtsalt teen tööd. Ei, see uudishimu on see, mis hoiabki nagu eluvaimu sinu sees käimas, sest sa kogu aeg kasvad, arened, et see on nagu see, mida ma tunnen, et need koolid annavad lastele ja sellised teistsugused lähenemised. Aitäh! Aitäh! Mihklil on siin pikalt käsi püsti, et palun. No ma kõigepealt pean siin ütlema, et ma suuresti nõustun Kertu seisukohtadega ja ma ütleksin omalt poolt kõigepealt seda, et selleks, et laps saaks kell 22.00 normaalse une, peaks telefon olema eemal vähemalt 21.00-st, et siis saaks kas või 9 tundi magada, et 8 ajal kooli või kuidagi niimoodi. Aga mul jäi veel siin jutt pooleli seoses, siin nüüd toodi välja ka natuke distsipliini küsimus, et mina julgen küll väita endist viisi, et omal ajal oli distsipliin õpilastes palju suurem, kui ta nüüd seda praegu on. Üks põhjus muidugi on see, kuidas lastele survestati vaktsiine, nagu siin Kertu natukene mainis, aga mina leian seda, et kuni aastani 2013, kui haridusministeerium Riigikogu kaudu sai seadustada eksamipunktide muutmise, minu meelest see oli vist 20 punkti 100-st, siis enne seda oli õpilaste tahe nagu pingutada eksamite ja muude tööde nimel palju suurem, kui ta on seda täna, et nüüd nagu siin välja toodi. 1 punkt ja eksam on juba tehtud. No minu meelest see kõneleb sellest õpilaste kohustusliku sellisest distsipliini vähenemisest. Aga nii palju minu poolt kõik, jätkake. Ja, aitäh, Mihkel. Harri, palun, on sul mõtteid? Ja ma olen teid kuulanud ja mul on tekkinud väga palju mõtteid. Aga kõige suurem mõte, mis mul tekkinud on see, et ma pean tõdema, et mina ei kuulu sellesse ühiskonda, mida te siin praegu lahkate ja teete. Minul on täiesti omad põhimõtted ja oma seisukohad ja ma ütlen nagu reaal, et aga ärme siis arvame ja räägime faktidest ja ma saan aru, et sa ütled ka, et ega need faktid ei ole üldse olulised, et me läheme teaduspõhisest, peame lähtuma ja uuringutest kõik aga sa ju ise mainid, et meie teadus on ka ideoloogiliselt mõjutatud ja miks sa siis sellesse teadusesse siis klammerdud, kui ta on ideoloogiliselt mõjutatud? Ta ei ole objektiivne see teadus, eks? Ja sellepärast ongi faktid, isikupõhised faktid paljudes asjades palju olulisemad. Sa ütled, et ta peab olema distsipliin ja ei saa vabalt elada, sul on kohustused. Saab küll elada, tuleb elada omaniku tulust ja sa oledki vaba. Ja täpselt samasugune mentaliteet tuleb ka oma lastele sisse süstida, et tal on kohustused, mis ta peab tegema ja kui ta need teeb, siis tal on selline tulemus. Kõige tähtsam ja kõige olulisem on lapsele selgeks teha ühe asja. Teaduspõhiselt või mitte teaduspõhiselt on tegu, tagajärg ja nende vaheline põhjuslik seos. Tahad seda tagajärge, siis käitu niimoodi. Kui sa ei saa aru, milline võib olla tagajärg, kui sa niimoodi teha tahad, siis peab sinul vanemate vastu olema piisav usaldus, et sa tuled ja su vanemad peavad olema piisavalt targad, et mõtestada lahti seda olemust ja näidata ära lapsele, mis siis juhtub. Näiteks te räägite siin mobiiltelefonidest ja ekraanidest. Teate, mul on palju lapsi. Ma ei ole mitte ühelegi lapsele keelanud, mitte kunagi telefoni kasutada, mitte midagi. Kui ta on tahtnud mängida, las ta mängib, poole ööni, las ta mängib. Hommikul ta teab, mis on ta kohustus, ta peab seda tegema, ta teeb seda. Ja ühel hetkel ma vaatan, et aga miks sa enam ei mängi? Aga ta ütleb, ma olen küllastunud, ma ei taha enam neid mänge, mul on nendest mängudest siiber, sest et ta on nendest välja kasvanud. Tähendab, te teate ju väga hästi, et keelatud vili on magus. Kui sa keelad, siis paratamatult saad sa vastupidise reaktsiooni. Nii et mina isiklikult olen pidanud väga palju õppima ja ma olen oma laste kõrvalt näinud seda hariduse arenemise dünaamikat meie riigis. Mul vanemad lapsed on ülikoolid lõpetanud ja suured magistrid ja töötavad erinevates meie firmades. Kõige noorem poeg lõpetas praegu põhikooli Hispaanias ja nüüd näiteks, mis on oluline? Oluline on baasharidus, just nimelt see baasharidus, mida me suudame lastele anda. See, mis peab olema ema viimaga sisse antud. Näiteks mu kõige noorem tütrekene, ja see on ka fakt,
hakkas 4-aastaselt lugema. Ta luges 4-aastaselt ja ta luges hästi. Ja teate, ja ma olen 100% veendunud, et lugemine see ongi ääretult oluline, sest lugemine avardab inimese meeled ja toidab inimese fantaasiat. Inimene hakkab lendama, kui ta suudab normaalselt lugeda. Ma olen näinud, kuidas keskkoolist tulnud õpilased, kes peaksid olema haritud inimesed, veerivad. Nad ei oska lugeda, nad ei loe vabalt. Jumal hoidku, nad tuleks saata kiirlugemise kursustele, kui nad loevad lehekülgi diagonaalselt. No ei ole, ta ei oska sõnu välja öelda, nad puterdavad. Hale naljakas on seda kuulda. Ma toon teile veel näite, kui me nüüd kõik rääkisime, jälle omadest kogemustest. Ma elasin Elvas. Kui mina koolis käisin, ei olnud meil ei internetti ja televiisorist tuli ka ainult 2 saadet, mida tuli vaadata. See oli Õhtul Telepoiss, kus oli lastesaade, ja teine asi oli siis reklaamid, mis oli ette nähtud 10 minutit ajakavas või telekavas oli reklaam ette nähtud. Need olid asjad, mida vaatasime. Ma käisin Elva laste raamatukogus. Ma sain sõimata selle raamatukogu muti käest, kes neid raamatuid kirja pani, ütles, mida sa tassid neid sealt koju, kui sa neid niikuinii läbi ei loe. Ma käisin iga nädal, võtsin sületäie raamatuid ja lugesin, sest mul polnud tõesti absoluutselt mitte midagi targemat teha. Ja ma ütlen, et see oli tohutult hariv ja kasulik, eks ma nagu seda põhimõtteliselt, et tollel ajal niimoodi õppisin. Vastus heale, kui sellest teaduspõhisest ma juba ütlesin, eks ju. Ja vaat, kallis inimene, kui meie minister avalikult esinedes ei tunne peas korrutustabelit ja te räägite mulle teaduspõhisest kuradi haridusest. No kuulge inimesed, saate ise ka aru, et kõik, mis me siin räägime, on tegelikult sulaselge muina. Sellepärast, et meil ei ole mingisugust teaduspõhist haridust, sest meie haridusminister on harimatu inimene. Ja katsuge mulle öelda vastupidist, et ta on haritud. Jah, kui ta ei tea baasteadmisi, ma ei räägi sellest, mis ta võib-olla teab, aga need on baasasjad, mida tuleb elus. Iga päev läheb vaja. Tuupimisest. Mu tütrekene üks õppis Prantsusele ütsemis. Ja Lauri Leesi vitsa all nad pidid tuupima pähe valme, pidid õppima tekste pähe, pikki tekste ja õpiti poole ööni ja pidi head hinnet saama ja sellepärast, et see oli seal nagu kord ja komme. Ja kui me siis ükskord läksime Prantsusmaale ja ma ütlesin, mina ostab poest pudel vett, ta ei osanud osta, sest ta otsis nendest samadest valmidest ja nendest sõnadest või nendest juttudest tuttavaid sõnu, et formuleerida mingisugune lause. Ma viisin ta Pariisi keelelaagrisse 2 aastat, 2 suve järjest. Ta esimene aasta sealt ära tuli, tal on prantsuse keel suus täna kõnes ja kirjas. Tähendab, ma leian, et siukest haridust me peaksime ka oma lastele andma. See on ääretult oluline, et erinevates ühiskondades, erinevate keelekeskkondades suudavad need inimesed tunda ennast vabalt, alati väljendama oma mõtteid ja siis on nende elu ka tunduvalt lihtsam ja avaram. Kui me räägime nüüd, siin oli ka jutuks, et meie haridusest, kuidas me sinna jõudnud oleme, kus me tegelikult oleme. No me ju teame, et ega siis Venemaad ei maksa süüdistada kõikides pahades. Me saame süüdistada kommunistlikku ideoloogiat, mis hävitas ära. Eelkõige kannatas kõige rohkem vene rahvas, kogu selle intelligentsi haritase. Kõik ettevõtlikud inimesed löödi mettasse. Järgi jäi lumpen proletariaat ja kaasajooksikud. Ja täpselt samasugune lugu juhtus ju meil ka Eestis. Sest ütleme niimoodi, et meie maasool, meie ettevõtlikud inimesed ja haritud inimesed praktiliselt hävitati ära. See teate, kui naljakas, ma olen pidanud väga palju õppima ka punaseid aineid ja kui naljakas oli lugeda algmaterjalidest, kuidas siis Nõukogude Liidu kommunistlik partei otsustas hakata Eestis likvideerima kirjaoskamatust, kui nad siia tulid. Teadmata või saamata aru seda, et üle 90% täisealistest inimestest valdas Eestis rahuliku südamega kirjakeelt. Ja vaadake, kui me nüüd räägime veel sellest tänapäeva elust. Meil ei ole taasiseseisvumise järgselt olnud absoluutselt mitte mingisugust ka regionaalpoliitikat ja ei ole olnud meil ka sellist poliitikast, mis on põhimõtteliselt suunatud Eesti ja rahva kestmajäämiseks. Seda poliitikat, mis tagaks meie põhiseaduse preambulis välja toodud seisukohad. See on ära leierdatud teema, seda pole mõtet nagu põhimõtteliselt üldse rääkidagi. Aga ma toon teile praktilise näite. Ma olen siin Saaremaal Mustjala osavalla kogus ja meil oli viimases osavallakogu istungis oli teemaks Mustjala kool. Kui mina siia tulin, siis oli siin koolis palju lapsi. Tänaseks on jäänud 7 last ja 7 õpetajat. Direktor läks minema, pani ameti maha
ja nüüd on ta liidetud mõne teise kooliga ja siis me oleme seal koosolekul ja üks see direktori kohusetäitja hakkab rääkima, et temalt nõutakse nüüd kooli arenguplaani. Ma küsin, et kallis inimene, et ise ka aru saad, et sa ei pea mitte tegema arenguplaani, vaid sa pead tegema tagandarenguplaani, sellepärast et tänu meie regionaalpoliitikale lüüakse selle kooli aknad 3 aasta pärast laudadega kinni ja pole sul enam lapsi, sellepärast et kogu probleem on selles, et ei ole isegi raha, et kaugemalt peredest lapsed toimetada kooli. Valla esindaja vaatab kalapilguga vastu, et meil raha ei ole. Ja kui sa julged talle öelda, et kuule, ei, sina tõuk, sul on 800 000 lisaeelarvega valda tulnud raha rohkem ja ülelaekumist ja te tõugud ei saa niigi palju raha õigesse kohta kanaliseerida, et lapsed saaksid ka kooli, kes elavad kaugemal. Ja see on tohutu probleem, mida tuleb arutada. Siis no tegelikult on asi täiesti masendav. Ja vaatult rea, me räägime hariduse kvaliteedist. Vaata, kommenteeri seda asja. See on ju ema jutt. Laps tuleb koolist koju, kes on väga tark ja tubli laps, 5 ja sai matemaatikas 2. Ja ema küsib, mis siis juhtus, et miks sa 2 said, kas sa siis tõesti ei osanud? Ja teate, mis laps räägib? No vot, ma olen klassis, õpetaja näitab pilti, üle tee lähevad 3 siili ja õpetaja küsib, mitu jalga on siilidel? Mina võtsin väga lihtsalt, igal siilil 4 jalga, 3 × 4, ütlesin 12. Õpetaja ütles, et ei ole, 6 jalga on, vaata, siilid lähevad ju 2 tagumisel jalal üle tee. See on nüüd see, kuhu meie lapsi tegelikult suunatakse. Ja siin polegi tegelikult nagu rohkem mitte midagi rääkida. Nii et ma ei tea, ma ei oska sellest tänapäeva haridusest niimoodi kaasa rääkida või teha, aga see, mis me teeme või see, mida meil tehakse, on Eesti rahva ja riigi seisukohalt absoluutselt vale. Aitäh. Aitäh sulle, Harri. Väga hea. Ma ei tea, ma kommenteeriks, kui sa mulle sõna annad, ma millegipärast ei saa seda käe tõstmist siia panna kuidagi, aga kui minu järjekord tuleb, siis ma kindlasti Harri juttu natuke kommenteeriks. Ja, ma annan siinkohal Tõnule. Ja, palun. Kuulasin huviga ja siis mõtlesin, et me oleme jõudnud sellisesse järku oma jutuga, kus tekib mulje, nagu oleksime ohvrid. Aga kui järele mõelda, me ei ole ohvrid, me ei peagi olema. Hariduse puhul täpselt samamoodi kehtivad loodusseadused. Kes tahab areneda, see areneb, kes ei taha areneda, see süüakse lihtsalt ära. Ülekantud mõttes muidugi. Võib-olla tänapäeval kuskil ka otseses mõttes, ma ei tea. Miks ma seda räägin? On üldtuntud tõde, et saab ainult õppida, ei saa õpetada. Ja on teatud oskused, mis inimene peab omandama teatud vanuseks 18. eluaastaks, sõltumata sellest, milline on riigi kord, milline on koolis õppekava. Ta peab oskama arvutada, ta peab oskama kirjutada, ta peab olema kehaliselt tugev. Ja siin ei loe see, kas on mingi õppekava hästi tehtud või halvasti tehtud, kas õpetaja teeb oma tööd kohusetundlikult või ei tee. Kui õpetaja ei tee oma tööd kohusetundlikult, siis õpilane õpib ise juurde. Kui ta tunneb, et ta on kehaliselt nõrk, siis ta teeb ise kehalisi harjutusi. Ja kui ta mõnda ainet ei oska hästi, siis ta võtab ise kuskilt lisatunde. Ma toon sellise näite 7. klassis. Ma tundsin, et mul on vaja oma inglise keele oskust parandada. Sest kuigi mul oli see pidevalt 4 või 5, pigem 5, aga siis tulid ette reaalelu olukorrad, kus ma ei saanud hakkama, sest ma mõtlesin liiga kaua, see ei olnud mulle külge nagu harjunud, ei olnud muutunud masinlikuks. Ja siis ma käisin Tallinnas keeltekoolis inglise keele kursustel, ise maksin raha, ma olin tookord keskkooliõpilane. Põhikooli eelviimases klassis hakkasin vist käima. Ja see asi lõppes sellega, et kui ma läksin ülikooli ja inglise keele õppejõud esimeses loengus palus igaühel ennast tutvustada inglise keeles. Pärast minu enese tutvustust ta ütles, et Tõnu, kas te olete lõpetanud inglise keele kallakuga erikooli või selle inglise keele kallakuga kooli. Ma ütlesin ei, et ma lihtsalt ise täiendasin. Ja sama asi on võimalik igaühel. Samamoodi nagu ma lapsepõlves passiivselt omandasin tšehhi keele, slovaki keele, poola keele. Ma lugesin vabalt nendest keeltest, sest mul oli huvi. Ja mind ei huvita, kui keegi tuleb ütlema, et ta ei viitsi praegu või et talle on see raske. Mina olin
tööstus- või töölisperekonnast pärit Kopli liinidelt, Sinikraed olid minu vanemad, mitte mingid haritlased, mitmenda põlve intelligendid. Nemad olid esimese põlve linlased. Ma mängisin samasuguste poistega, nagu need olid töölisperekonnast. Me kõik õppisime passiivselt lugema tšehhi-slovaki keeles, sest meil oli huvi, me tellisime nendes keeltes spordiajakirju, vahetasime pilte ja need on ainult paar näidet selle kohta, kuidas inimene saab ise. Ta ei pea kõike seda ajama süsteemi süüks. Samamoodi vanemad, kui nad näevad kodus, et lastele õpetatakse mingit jama, sooideoloogiat, siis ta kõigepealt ütleb õpetajale, et lõpeta selle jama õpetamine mu lapsele ja siis ütleb lapsele, et ära õpi seda jama. Sest tegemist on laste sandistamisega ja nii tulebki öelda. Ja veel üks asi, mis on samuti väga oluline. Vaadake, on loodusseadused, see tähendab, et inimese tähelepanuvõime on piiratud ajaliselt. Ta suudab keskenduda teatud aja, inimestel see on erinev, aga ütleme, kes suudab täie tähelepanu jälgida pool tundi, kes võib-olla 40 minutit. Ja siis paneme siia kõrvale, et kui inimene täie tähelepanuga jälgib mingit jama nutitelefonis, kulutab oma nägemist, kulutab oma aega, tähelepanu, siis selle võrra vähem temal jääb värskust mingite tõeliselt oluliste asjade õppimiseks ja meeldejätmiseks. Ja nagu ma hiljuti lugesin Austria-ungarlaste ajalehest Becsinaplo, mis mulle käib muide, ühe arsti artiklit digitaalsest dementsusest. See tähendab seda, et nutitelefoni mõjul on inimeste, eriti noorte aju muutunud nii, et nende lühimälu on väga nõrk, nad on pealiskaudsed, nad ei suuda märgata seoseid. Ja see tähendab, et siin ei ole filosoofia küsimus, kas sa lubad lapsel nutiseadet või mitte. Sest kui sa lubad ja ta kulutab oma tähelepanu, ütleme selle vaimu värskuse mingi jamaga tegelemiseks nutiseadmes, siis ta kahjustab oma aju ja selle võrra tal jääb vähem aega enese harimiseks, meeldejätmiseks. Ja päris lõpuks praegu, mulle meenub, ma hiljuti lugesin just välisuudist, kus on juttu, et Saksamaal tahetakse pensioniiga tõsta 73 aastani, kuna ei jätku enam töötegijaid. Algul ma mõtlesin, et see on halb, aga siis ma mõtlesin, kui palju ajuloputust on tehtud Z-põlvkonnale ja leidsin, et see on hea, sest siis veel vanakooli inimesed on juhtpositsioonidel. Ei ole sellised tegelased juhtpositsioonidel, kelle eest mõtleb tehisaru. Nii et võimalik, et ka Eestis tuleb see päevakorda ja siis peame hoidma oma tervise mõjuelikult tugeva, et me jaksaks vastu pidada. Et Z-põlvkond, see aju loputatud nutitelefoni kasutajate põlvkond ei tuleks meie eest määrama. Võtma meilt ära näiteks oskust kasutada või õigust kasutada oma pangaarvet või midagi muud teha. Sest kui me vaatame, kui me näeme, et inimesed ühekohalisi arve korrutavad omavahel arvuti abil, kalkulaatori abil, no mida me siis räägime? Kas need inimesed suudavad näiteks korrutustabelitki peast enam öelda? See on tõsine asi, see ei ole pelgalt lihtsalt siuke filosofeerimine. Ja hariduses, õppimises kehtivad loodusseadused ja nendega ei vaielda. Hinded ei panna igasuguseid, aga oskused ja võimed ja vilumus, need on sellised asjad, mida ei saa vaielda. Selline see minu vastus. Emotsionaalse võitu, aga mulle tundus, et see on praeguses olukorras hädavajalik. Aitäh. No selles suhtes täiesti nõustun, et kui Kristina Kallas ka ju ei oska korrutada ega jagada. Aga siinkohal ongi nihuke teema, et annan veel kõigile korra sõna ja paneme siis selle saate tänaseks kokku. Et Rea, palun, sul on... Ma tahtsin kommenteerida siin seda mõtet, mis siin ka eelkõnelejate poolt sai välja öeldud, et tõepoolest see vastutus on ju igal ühel endal, et nagu Mihkel ka väga õigesti ütles, et kui sul on ikkagi vaja, et laps mingi kell üles ärkaks, siis lapse vanemana sa pead korraldama nii, et ta läheks, nagu sa ütlesid, kell 10 magama, eks ole, et need on sellised pisiasjad, aga tegelikult see ju kõik mõjutab õppimist koolis. Ma näen neid õpilasi küll, kes järjepidevalt kell 3, kell 4 lähevad magama ja siis ta ongi järgmine päev zombi ja siis tal on raske ja ta ei jõua õppida ja niisugused väiksed asjad tegelikult, mis kooli ja kodu koostöös tuleks
tuleks ju tegelikult üle vaadata, aga siis mulle meeldis see, mida Harri lugemise kohta ütles, et tõepoolest meil see lugemisoskus ja see, et väiksed lapsed raamatuid loeks, kuidagi nagu hääbub ära, aga see on ka selline asi, et me ei saa seda asendada noh, ma ei tea, filmi vaatamisega või et see on ju ka teada, et lugemine arendabki sul täpselt samamoodi aju, ta arendab su kõnet, sõnavara, seal on niivõrd palju asju, mida tegelikult lugemine arendab, et sa praktiliselt näed kohe ära, kas inimene on lugeja tüüp või ei ole, eks ole. Et sellised jällegi niisugused väiksed asjad, millele tasub tähelepanu pöörata. Ma tõsi küll ikka tahaks selle teaduspõhisuse juurde selles mõttes tagasi tulla, et ma saan väga hästi aru, mida Harri ütles, eks ole, et me oleme tegelikult see sõna teaduspõhisus juba kergelt ajab südame pahaks, eks ole, sest me oleme siin viimastel aastatel kuulnud seda väga halvas kontekstis ja millegipärast kasutatakse seda sõna ka väga sageli selleks, et kogukondadele või rahvale nagu peale pähe määrida mingeid väga halbu otsuseid. Aga mina ise püüan nagu otsida seda pisikest lukuauku ja olla ikkagi kursis teadusmaailma selle, no ma julgen välja öelda nagu selle päris teadusega, et sortida ka sellest sellest ideoloogiliselt laetud teadusest seda objektiivsust ja tasakaalustatust kas või niimoodi välja, et tegelikult tuleb ju tutvuda väga vastandlike teadusuuringutega, mis nagu vaatavad mingit fenomeni erinevate nurkade alt selleks, et tõesti mingisugust ülevaadet asjadest saada, sest mitte keegi meist ei ole kõikides valdkondades spetsialistid, eks ole. Et paratamatult, aga asju uurida mulle endale nagu meeldib ja seetõttu ma näen ikkagi teaduses seda potentsiaali ka, aga lõpuks hariduses ja kasvatuses minu arvates jooksevad varem või hiljem kõik küsimused ühte kohta kokku, et mis on üldse meie inimeseks olemise eesmärk siin maailmas, mis on meie pisikese Eesti eesmärk siin maailmas ja haridus ja kasvatus peaks olema midagi sellist, mis toetab nii meie Eesti inimeste suurust, kui nii võib öelda, vaimu suurust, inimeste sellist inimlikkust, et kui me elame niisugusetel turbulentsetel aegadel, kus meil määritakse erinevaid ideoloogiaid pähe, siis seda, kas me jääme selles olukorras inimeseks, vot see on nüüd see, mida mina leian, peab kool ja ka kodu kasvatama, piltlikult öeldes, et koonduslaagrites oli ka inimesi, kes jäid inimesteks kõige jubedamates oludes. Et kuidas me hoiaks seda väikest küünlaleeki kõigis endis ja oma lastes alles, et me ei laseks ebainimlikkusel saada võitu. Et see vist on, ma arvan, üks kõige suuremaid eesmärke. Just täpselt. Ja mille poolest peaks olema sellele koroonapandeemiale tänulik? Et on tekkinud näiteks nagu meedikud ja teadlased, VCH Estonia, just need teadlased, kes on hakanud nii-öelda võitlema seda päris teaduspõhise teaduse eest võitlema, nii ütleme. Aga neid üritatakse tühistada just nende, nüüd siis ma ei saa öelda, kas halvad või head teadlased, aga nende teiste poolt, kes nagu usuvad seda ideoloogilist teadust. Et see on omaette täielik virvarr, mis toimub. Aga siinkohal, Mihkel, palun. Jaa, ma ütleksingi siis lõpetuseks suuresti nii lapsevanematele kui õpilastele, et kindlasti tuleb lugeda raamatuid, et endal nagu lugemisoskust kasvatada, siis kindlasti arvutamise oskust, ennekõike kordustabel, nagu siin välja toodi, et kui isegi seltsimees Kristina Kallas ei tea palju 4 × 8, aga ise haldab ministeeriumit, siis on ikka asi väga rappa läinud. Ja Tõnu osundus, et tuleb rohkem õppida võõrkeeli, minu meelest on see eriti vajalik ja me ei tea, mis see tulevik siin toob, aga soovitatavalt, arvestades, milliseks on meil see praegune õhkkond siin kujunenud, ütleme, migratsioon ja kõik muu selline, siis tuleks õppida ka vene keelt, et sellest võib tulevikus nagu abi olla, et ükskõik mis olukorras, et praegu eesti keel on muidugi kõige olulisem, aga me peame arvestama, kes meie naabrid on. Aitäh! Aitäh sulle, Mihkel! Harri! Jaa.
sa räägid, et vene keel on tähtis, näed Ukraina ja Läti ja siin meie naaberriigid ju keelavad ju täielikult vene keele rääkimise juba ära ja seda täitsa riiklikul tasemel, nii et noh, nemad arvavad, et Venemaa kaob ära koos oma keelega maamuna pealt, aga no eks see jäägu nende südametunnistuse peale. aga teate, mina olen olnud kogu aeg seda meelt, et laps peab ise teadma näiteks, millal tõusta. ma olen nõus, et kuni 3. klassini ja on laps on pisikene ja teda tuleb aidata, eks. aga seesama vastutustunne kasvatada oma lapses, see on ääretult oluline. kas või ka see, et ta ei lähe mitte kunagi õppimata kooli, et ta ei lähe sinna lolli mängima, kui ta läheb kooli, tal on see koolipäev ette valmistatud. kuidas ta õpib, mida ta õpib ja ütlen näiteks niimoodi, et vanemates klassides, kui lapsed koju tulid, siis nad kodus praktiliselt ei õppinud, sellepärast et kui nad käisid koolis, siis nad õppisid maksimaalselt koolis, omandasid kõik tunnis need ained ja tegid oma tööd ära, mida oli vaja teha. ja tänu sellele oli neil ka palju rohkem vaba aega tegeleda nii spordiga ja väljas käia ei olnud üldse küsimust. ja lugemine, ma olen Reaga 100% nõus, et lugemine on ääretult oluline ja tuleb panna lapsed lugema. ma mäletan, meil oli näiteks koolis oli niimoodi, kus oli 2. klassis, õpetajal olid välja lõigatud tekstid ja pidid aja peale lugema, see oli kas siis 3 minuti jooksul või pikk see aeg oli ja seal oli nii palju tähemärke, mille sa pidid kõvasti ette lugema ja sa lugesid, nutsid ja lugesid, kes ei osanud, kõik veerisid ja pärast terve klass luges, kõigil oli lugemine selge. vaat niimoodi õpetati lugemine selge ja sellest saadi hinde ja keegi ei protesteerinud ja keegi ütles, et mina ei taha ja mulle ei meeldinud. kui ei meeldinud, siis võeti siit kõrva juurest kinni, tõsteti sind niimoodi, et sa varbaotstega puudutasid maad, läksid direktori ukse taha seisma ja seisid niimoodi terve päeva, kõik vaheajad olid seal auvalves. Tähendab, nüüd muidugi seda teha ei tohi, aga ma ütlen, et kasvatuslikult omab see väga suurt efekti ja teie rääkige mulle teaduspõhisest või mitte teaduspõhisest. Kui ei ole vastutustunnet, kui ei ole distsipliini, kui ei ole korda, siis on anarhia ja anarhia tuleb juba eos maha suruda 100% kindel. ja vaat, mulle väga meeldib, et Rea ütleb, et me peaksime nagu iseendale nagu teadvustama, et mis see inimese olemus üldse on ja see inimloomus ja kõik, mis ta on. aga teate, ma ütlen teile päris ausalt, ma toon teid kõiki armsaid pilve pealt tagasi maha. Inimene on looduse parasiit, ta on kõige suurem kahjur kogu selles ühiskonnas ja võite täiesti rahulikud olla, mitte ükski liik ei saa lõpuni laieneda ega kasvada, ühel hetkel tuleb ükskõik milline piir ette. ja kuidas me seda küsimust siis hakkame omavahel lahendama, kas läbi 3. maailmasõja või pagan teab veel läbi mille, aga kunagi on need ka väga aktuaalsed teemad, millega meie järeltulevad põlved kokku puutuvad ja annaks jumal, et see pauk läks meist mööda. aitäh teile. aitäh sulle. Tõnu. Rea küsimusele vastan praegu järgmist. Inimese eesmärk või ülesanne on saada iseendaks. See tähendab arendada välja kõik oma võimed nii kehaliselt kui vaimselt. Ja milleni see võib viia, meenutame näiteks Vabadussõda, sest kui Eesti suutis võita Nõukogude Venemaad ja teisel rindel võita ka sakslasi, see tuli tänu sellele, et tolleks hetkeks Eesti rahvas oli vaimselt tsaari Venemaa rahvaste hulgas teisel kohal pärast balti sakslasi ja kehaliselt esimesel kohal, sest eestlaste hulgas oli väga levinud raskejõustik, maadlus tõstmine ja Venemaa paremate ja jõumeeste maadlejate hulgas oli eestlasi ebaproportsionaalselt palju. Ja kui me hakkame vaatama, kui palju oli üleesindatud eestlasi teistel erialadel ka haritlaste hulgas, siis oli täiesti loomulik, et Vabadussõda võideti, suudeti võita endast tugevamat, kes tol hetkel oli küll nõrgestatud, eks ole, aga oldi ise tugevad. Tänapäeval enam ei olda tugevad, tänapäeval ollakse rumalamad ja nii kehaliselt kui vaimselt nõrgemad ja ometi noritakse Venemaaga tüli. See tähendab, enne tuleb saada vaimselt ja kehaliselt tugevaks. Ja et seda teha, selleks ei ole vaja raketiteadust, pole vaja midagi leiutada, kõik on juba olemas, tuleb seda lihtsalt järgida. Ma ise teen pidevalt võimlemisharjutusi, hommikul karastan ennast, iga hommiku teen aju korda panekuks pool tundi ajuharjutusi. Üks näiteks on, kõik nad on geniaalselt lihtsad. Võib-olla kõige lihtsam on see, et kui paned mobiiltelefoni stopperi peale ja siis sa loed või tähendab valjusti loetled arve 1-120 ja vaatad, kas sa mahud minuti sisse või ei mahu. Teadlased on uurinud, et aju saab juba sellest korraliku koormuse.
on olemas vastavad venekeelsed raamatud, kust ma olen seda lugenud, endised luurajad, ütleme, närviteadlased, kasvatusteadlased, kes on töötanud luureteenistusel, on raha teenimise huvides sellised raamatud kirjutanud ja ma saan neid lugeda tänu vene keele oskusele. Nii et vene keele oskus on elementaarne, kui sa oled Eestis ja Venemaa on sinu naaber. Ja siis veel, mis puudutab võõrkeele oskus ei ole asi iseeneses, vaid see hoiab inimese aju veelgi paremas vormis, kui on tavaliselt ja see inimene jaksab kauem, ta peab kauem vastu, tal on parem mälu, ta suudab teistele olla rohkem abiks ja ühtlasi see annab inimesele ka rohkem toimetuleku võimalusi. Ma mäletan, kui mind asuti peavoolumeediast tõrjuma, kuna ma olin muutunud eurovastaseks juba paarkümmend aastat tagasi, siis mul oli väljapääsuks see, et ma oskasin ungari keelt. Ma sain endale tööotsi ungari keele ja kultuuriruumis. Kui ma seda ei oleks saanud, mu elu oleks olnud väga, väga karm ja mind oleks tõenäoliselt ära taltsutatud, ma oleksin muutunud Euroopa Liidu meelseks uuesti selleks, et saada nagu toiduahelasse. Nii et mida paremini sa ennast harid, seda suuremad on su võimalused. Kui sinu sellest nii-öelda tegutsemispiirkonnas sind püütakse välja suruda, sa lähed mujale. Teostad ennast seal, aga sa jääd ellu, sa jääd iseendaks. Ja mis puudutab lugemist, ma olen Harriga täiesti nõus, ma olin lapsepõlves samasugune poiss nagu Harri, tähendab hästi lugemismaias, teadmisimuline, käisin samuti Kopli raamatukogus, lugesin hästi palju raamatuid ja mulle heideti ka ette seda, raamatukogu hoidjad heitsid ja vanemad ka mõnikord, aga no, ega see mind ei huvitanud, ma lugesin ikka. Ja siis läks natukene aega mööda, 90. aastate teisel poolel ilmus Eestisse venekeelsena üks raamat, mille oli kirjutanud Ameerika kasvatusteadlane Gene Landrum. Ja selle pealkiri eesti keelde tõlgituna on 13 meest, kes muutsid maailma. Seal on igasuguseid kuulsaid mehi, Steve Jobs ja Bill Gates ja kes seal kõik olid, Honda ja Morita ja aga nende ühine joon oli see, et nad lapsepõlvest peale tahtsid lugeda, neile väga meeldis. Ja teadlased on tõestanud, mis on lugemise tugev külg, on see, et inimesele areneb kujutlusvõime. Mulle meenub tuntud 20. sajandi ulmekirjanik Isaac Asimov, kes lisaks sellele, et oli kirjanik, ta oli ka teadlane, ta oli õppejõud. Tema ütles, et miks ta peaks minema näiteks kuhugi üksikule saarele või kuhugi matkale e-raamatuga. Ta võtab kaasa tavalise raamatu arvuti asemel, sest tavaline raamat, seda lugedes su kujutlusvõime areneb. Samas, kui sa vaatad mingit pilti, filmi, seal on kõik juba määratud. Sa ei pea oma kujutlusvõimet üldse koormama. Nii et selles mõttes lugemine on hädavajalik. Samuti kehaline tegevus, samuti kirjatehnika õppimine, sest näputegevus arendab ajupiirkondi. Seda teati juba vanast ajast. Vanas Hiinas oli selleks, et vaja saada, kes tahtis kandideerida riigiametnikuks, ta pidi oskama 2 asja. Üks on ilukiri ja teine oli luuletamisoskus. Sest kuigi töö juures neid ei läinud kumbagi võib-olla vaja. No luuletamist veel eriti, eks. Aga need andsid tunnistus sellest, et selle inimese aju on nõutavas korras. Ta on arenenud ajuga. Selline sai minu vastus. Aitäh. Aitäh sulle, Tõnu. Ja Kertu, sul on võimalus saade kokku võtta. Palun. Ma võtan kokku raamatute lugemise teemal. Ei olnud üldse plaanis, aga ma läksin krahmasin siis sellise. Mul on valimisnänn, järjehoidja inimestele, kes loevad. ja siin on kirjas meelte lahutamise asemel loeme raamatuid ja hoopis teravdame oma meeli. Mõte oli siis see, et olekski selline mingi sõnum, mis ei ole lihtsalt see, et ma ei tea, vali mind ja muudame kõik paremaks, vaid midagi, mis nagu inimesele endale, mitte et me meelelahutus, ma ei tea, tuju on ära, elus on midagi keerulist, lahutame meeled ära ja siis ei tunne. Ma ei tea, sööme antidepressanti ja ei tunne. Aga loeme raamatuid, teravdame oma meeli ja siis igasugu sellistest kriisiolukordadest, väljakutserohketest situatsioonidest me teravate meeltega lähme paremini läbi, sest siis meie meeled suudavad ära välja selgitada, miks see asi nii on
kuidas see meil on hea, et see nii on ja mis on võimalikud lahendused ja ma arvan, et raamatute lugemine on üks selliseid nagu võluvitsasid, mis inimesi aitab tänapäeva moodsas maailmas. Enne seda, kui meie inimesed oskasid lugeda, kirjutada, olid neil hoopis naturaalsemad vahendid, igasugu meditatsioonilaadsed asjad ja nii edasi, aga tänasel päeval, kus me oleme arenenud sellesse järku, kus meil on kirjaoskus, lugemisoskus, siis me võiks seda ära kasutada enda huvides, enda kasuks. Aitäh! Aitäh sulle, Kertu! Ja siinkohal siis eesti.com ootab sisuloojaid kontaktet eesti.com. MTÜ Konservatiivne Eesti ootab toetuskõnesid telefonile 9999. Kõne hinnaks 10 eurot võitluseks e-valimiste vastu. Veebiraadio tegevus saab toetada rahalise panuse Konservatiivne mõtiskleja OÜ kontol EE927700771006835650 selgitusega annetus. Aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite. Järgmine kord taas teiega siis juba uute teemadega. Saade kuulatav Spotify's ning YouTube'is eesti.com ja Estonia First kanalis. Kindlasti külastage ka meie Patreoni fännilehte patreon.com/veebiraadio või blurbay.com/Maarja Maripuu. Kõike head ja nägemist. Aitäh, kõike head. Ma tahaksin ütelda veel, kuulete mind, jah? Ja. Valimised on tulemas, näed, siin on õpik kandidaadile, kuidas saada väga head tulemust ja mida teha, kui sa oled valitud. Nii et valige mind, meie mõtleme teie eest. Nii et lugege, uskuge, siin on väga palju tarkust sees. Ma ei hakka seda ise ennast kiitma, aga ma räägin teile tagasisidest. Nii et need, kes te kõik kandideerite, siin on mille üle mõelda. Aitäh! Just, ja nüüd kõik kiirelt raamatupoodi ost Marri Raudvere uut raamatut. Aitäh! Okei. Nägemist! Kaunist teile! Nägemist! Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com. Meil on Eestile plaan B.